sul on sellele kindlasti vastus ja võib-olla olen ma nüüd ise siinkohal see rumal, kes ei saa väga aru sellest, kuigi ma luba olen ka arenenud. Aga küsimus on selline, kui sa vaatad täna Andres inimesi, erinevaid inimesi, kollektiivselt üldse, siis inimesi jagunevad erinevatesse gruppidesse. No see, okay, ma lasen sul ära küsida, aga kui sa vaatad erinevaid inimesi kollektiivselt, otsusta ära, kas sa tahad... Inimesi kollektiivselt, siis nagu jagunevad erinevatesse gruppidesse, on ju. Ja mida mina pean silmas on see, et on inimesi, kes justkui ütleme siis selles siin tänases elus maailmapildis tulevad paremini toime selle tavainimese massieluga. Neil on autod, laenud, ma ei tea, kodud, eks ole, liisingud, töökohad, kindlad sissetulekud on ettevõtted edukad. Kõik nagu töötab, kõik nagu kogu voolab justkui. Nad ei mõtle mingitele eksistentsiaalsetele, mingitele filosoofistele asjadele, elavad, lihtsalt situvad, peeretavad, kepivad ja surevad. Ja siis on võib-olla mina, siuke haige vend. Väga kaunid seletatud elu mõte. Ja siis olen mina, kes on siuke vend, kes nagu vastuvoolu väga tihti, nagu selle nagu nii-öelda massiga, kas arvamusega, kas suhtumisega, kas mingid väärtustega, tegutsemistega ja neid inimesi on veel, kes nagu ei sobitu sellesse nagu ühiskonna nagu normaalsesse võtmesse nii-öelda justkui. Mis on nende kahe niisugune erinevus ja kuidas seda killustunust või kas seda üldse killustumist üldse on vaja või kus see tekkida selline, et osadel nagu läheb ja osadel nagu on täiesti teine tee üldse oma elus, massist nagu erinevalt. No sul on ka, et massist täiesti erinev tee, eks ole. Ma usun, et sa aru, mida mõtlen küsimuse all. Väga hästi. Mis selle info, või isegi tea, mis küsimus on, aga nagu ma tahaks aru saada, et mis me teeme sihukest inimestena? Miks me nii teeme või? Jah, kuidas ma üldse elan siis, kui ma tegelikult ei tunne, ma ei taha olla selle, ma ei käi kokku selle. Tore näide on näiteks, seda võib alustada sealt otsast seda teemat või vastust, et vahel ikkagi keegi julgeb küsida, et mismoodi on elada sellisena, nagu mina elan. Et nagu kogu aeg on sisuliselt juurdepääs kogu maailma informatsioonile, mitte maailma informatsioonile, vaid nagu päris informatsioonile või ükskõik mis vastustele. Siis ühest küljest on hullult lahe. Ehk et kogu aeg on justkui nagu selline suhteliselt tugev autopiloot on peal, kes viib sinna ja viib tänna ja teisest küljest on OMG kui keeruline, sest ma näen ka enda tulevikupilte ja siis hakkan neid ootama. Ehk et... Aga need on ka ajas muutuvad, on ju? Vastu sõltuvad, kuidas sa elad, et sa mõttes, sa näed täna mingit ühte... Ei, ma näen nagu konkreetselt nagu mingid nagu 99,9% mingeid asju, mis on nii pildina kui verbaalselt kinnitatud mulle ja kõik, kes iganes seal üleval minu asjadega tegelevad, et siis et see tekitab sellise vahel sellise hullu kassi peale, vaatan oma tuppa ja vaatan seda pilti ja see vahe on hästi suur. Et selles mõttes on nendel inimestel, kellel ei ole mõnes mõttes seda mina küsimust või eksistentsiaalset küsimust või seda pilku taevas mõnes mõttes üleval, on kordades lihtsam elada. Nende elu on robustsem, selles mõttes, et jämeda koelisem. Probleemid on sellised, poliitikud on raha, asjad on kallid. Tühi asju üle võlli. Ja nagu sellised mõmmi küsimused või nagu sellised teemad või mingisugune, oi, ma olen selle peale hästi pahane või see ajas mind täna närvi. See inimene on süüdi selles, et mul on praegu närvid mustad. Mingi see situatsioon on ju, et siis see tundub nagu kõrvalt vaadates okei. Aga ma tean, et nende elu on selles mõttes jälle lihtsam, et see killustumine tulebki peaasjalikult sellest, et isegi kui sa ei saa aru sellest, isegi kui sa esimest korda kuuled seda juttu või mis siin täna on või see, et mis kuradi kõrgem mina, mis läte, mida sa seal höbised on ju. Et siis sul sees on, ütleme nii, mida keerulisem sul elu on selles mõttes. Seda kindlamalt võib väita, et sul kuskil mingi osa sinust hakkab sellest tavarutiinist välja murdma. Ja siis tekib, sa issand, kui palju küsimusi. Vanasti oli teada, asjad on nii. Ja see on see mõmm, asjad on nii. Ja siis, kui need asjad natuke ei ole nii, nagu ma tahan, siis mul on paha. Ja siis tuleb tegeleda nende asjadega. Tuleb vaeva näha ja
ja siis, kui sa saad aru, et asjad on nagu, sa issand, kui palju suuremad ja avaramad, siis tekib ka tohutus koguses igasuguseid küsimusi ja suundasid ja siis hakkab need valikud hakkavad sulle närvi. Ühesõnaga see halb tekib see sisemine vastuolu, sisemine rebimine. Üks osa teab, et ei peaks niimoodi tegema ja teine osa ütleb, ma pean niimoodi tegema, sest nii on kogu aeg tehtud ja et sellest tekib see rebimine ja see rebimine on see, millest sa räägid praegu. Et osadel inimestel on paratamatult on tänapäeval, eks me liigume ikka kõik sinna suunas, et sa ei saa olla mõnusas kommuunis või mõnusas sellises oma autonoomses külas elada, selles tuleviku paradiisi külakestes, kui sa oled selline, andke mulle seda, siis mul on hästi. See peab ära murduma ja see on see murdumisprotsess. Ehk et väga paljud ei tule sellega muideks kaasa, aga ehk et inimkonda arvuliselt väheneb kindlasti drastiliselt. Aga mitte niimoodi, et nüüd ongi pauh ja mingi pool on läinud, aga et see on see, mida sa küsid. Aga kas see on antud osadele inimestele, sulle, mulle või inimeste, kellel ei ole seda antud või kes ei ole nii selles murdepunkti nagu sorkivad, kas seda on antud nagu teadlikult valitud antud või see on lihtsalt paratamatu osa, et juhtus? See on nagu suur kokkulepe. Ehk et on mittefüüsiline osa või läte on ära otsustanud, fuck it, selle maailmaga on ühel pool selles mõttes, et niimoodi. Kuldsed 60-ndad on möödas, siis tuli palju asju, kõigil oli oma arvamus, kõik hakkasime rääkima oma asjadest ja siis nüüd on selline hull närviline segadus, ei tea, mida uskuda, mida jätta, siis on mingi AI veel, kui teeb mingid värke, jääb mulje, et oleme mingis maatriksis või simulatsioonis, bla 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 ja siis et me ei pääse sellest, et igal juhul kõik peavad või selles mõttes, et sa võid ka surmani jääda oma selle mõmm ja mingi joriseda seal ja siis saad aru, okei, cool, kui oled ära läinud, siis saad aru, lahe. Aga et see on loomulik osa, et see maailm on ära otsustanud või üleval on nagu mõnes mõttes kõlab jälle niimoodi, et keegi teine otsustab mingeid asju. Me oleme otsustanud kollektiivselt, kokkuleppeliselt, et teeme nüüd natuke, et läks huvitavaks, et teeme nüüd korda. Ja siis see on osa protsessist. Et see protsess saab üldse või nagu saab eksisteerida, et on midagi muud. Et sul on kontroll sinu elu üle. Et sul on kontroll sinu emotsioonide üle, bla bla bla, kõik see asi. Ja siis ta tuleb läbi kivide ja kändude natukene harjumatult, sest see on nii suur ja nii palju avaram ja nii palju mõnes mõttes nagu jääb mulje, et see on ju hea. Aga lahti murda sellest väikesest kestast, esimest korda sinna lageda aasa peale päikse kätte astuda pimedast toast alguses on Ja see küsimus jätkub, kuidas lõpetada siis see võitlus elu vastu ja hakata elama koos. Väiksed rõõmud, lihtsalt tea, et see, kus sa saad minna, ükskõik mida sa teed elus. Ole nüüd korraks aus ja vasta, miks sa teed midagi? No siis ma lähen kooli ja siis ma saan targaks ja siis ma saan parema töökoha ja siis ma saan rohkem raha ja siis mul on hea. Aga fucking kõik teed viivad selleni, et sul on hea. Siis vali seda head tänaste vahenditega selles ükskõik mis augus sa sinu perspektiivist oled, vali sellel hetkel nagu kõige hullemas pimedas, kõige hullemas kohas on apaatiast naeruväärne, aga järgmine samm on vihastumine. Mõistad, see redel, emotsionaalne redel. Ehk et vali alati midagi, mis on sulle parem, et ära nagu sea seda, et on paremad ja halvemad asjad või inimesed. Vali ennast ja niimoodi hakkad ronima ja saad sellesse kergusesse kiiremini, kui võiks arvata. Et see ei ole mingi, et sul on lisainfot puudu või et sul on mingid oskusi puudu või sul on ainult 3 jalga või 2 jalga või 1 või mis iganes sul on. Et selle pärast või et ma pean kooli minema või ma pean selle täpselt nii tegema, nagu tema ütles. Ei, sa pead valima ennast. Et see on nagu, ma olen selles mõttes nagu antikuru. Ma ütlen kõigile, ärge kuulake teisi, ärge kuulake mind, kuulake ennast ja kohe hakkavad asjad muutuma. Aga me ei tee seda inimestena väga tihti, see ongi see koht.
no ära jaura, noh, lihtsalt tee nii palju, kui oskad. Et sellel ei ole mingit spetsiaalset kogust või aega või midagi, et mis sa pead tegema, siis hakkab tööle. Iga inimene on erinevas kohas, tee nii palju, kui sina suudad täna. Alguses vaikselt olid lihtsalt lõdvestusid 3 sekundit. Cool, sa vähemalt tegid midagi. Võib-olla homme on 4. Mine hullu tea, nädala lõpuks äkki isegi 5. Ja kui kukud nädala lõpuks uuesti 3 peale, 3 sekundit vaikust sinu sees terve päeva peale, ära hakka ennast nuhtlema või maha tegema. Täna oli lihtsalt süke päev, täna lihtsalt koperdasin, maga välja, homme proovi uuesti. Võtame kuulaja Monika küsimuse. Mida positiivse muutust on ühiskonnas lähiajal tulemas? Hästi süke lai küsimus, aga ma ei tea, räägime äkki siis järgmisest aastast. Mis on midagi eriti ägedat positiivset tulemas, mis meid otseselt ka mõjutab? No jah, isegi midagi võib ju öelda, aga suurem on esimene vastus Monikale on kallis. See on üks igavene kehva koht olla, kui sa ootad, et su tuju läheb paremaks, sest väljas on midagi muutunud paremaks. See on üks totter koht olla, sa sõltud siis teistest. Ära jäta mind maha, sest siis mul on halb. Mõistad? Ma sõltun sinust. See ei ole mõnus koht olla. Ei ole mõnus koht oodata, et väljas midagi positiivset tuleb. Positiivset ma näen, et no mine võtta kinni, et vaata, kust perspektiivist tahad. Mina näen, et see on positiivne, et inimesed muutuvad. Ma näen nagu, ütleme, piltik on esimene pilt, mis ma näen, on nagu, et keegi on mingis seltskonnas ja siis keerab selja sellele seltskonnale ja läheb ära. Ehk et järjest rohkem hakkavad inimesi ennast valima. Ja kui sa ennast valid, imelihtne on ju, või imeloogiline on seda teha valides positiivne suund järgmine. Ma lähen nüüd teen oma asja, aga ma valin nendest oma asjadest kõige hullema. Nagu see ei ole ju, see tegelikult ei tee nii, et sa ikka proovid nii hästi ja halvasti, kui sa oskad, valid selle parema. Ja mida rohkem inimesi niimoodi teeb, seda paremaks see maailm läheb. Ma ei ole Eestit vaadanud kunagi, nagu eriti. Eesti on need küsimused, mis Eestis saab, või ma saan aru nendest inimestest, ma ei naera veel kord selle küsimuse nagu üle või see, et kust see küsimus tuleb. Ma saan aru, sul ei ole mingisugust unistust või mingit perspektiivi. Sinu jaoks on Eesti okei koht ja see on okei koht, see on väga tore koht. Aga et Eesti on tegelikult hästi väike, meie probleemid on hästi väikesed ja meie rõõmud ei ole ka mingi, on toredad rõõmud ja mingid asjad, et siin ei ole nagu midagi sellist, seal on see ja siis see ju seal uputas ja seal oli 10 000 seda ja siis seal keegi tuli ja valgustusid seal mingi kambaga ja ma ei tea mida sellist, et Eesti on selline mõnes mõttes stabiilne, et inimesed on väsinud virisemisest, võib-olla järgmine aasta võib siis nagu anname järgmisel aastal sellise positiivse alatooni, järjest rohkem inimesi väsib virisemisest ja targutamisest ja asjade rääkimisest ja hakkavad valima ennast. Aga sa saad seda näha ainult siis, kui sa ise teed samamoodi. Maailm on jätkuvalt sinu sisemise peegel. Väline on sinu sisemise peegel. Kui sina hoiad kinni sellest ootusest, et miski väljapool peab sind tulema ära päästma, on see positiivne sündmus või uudis või mis iganes, siis ta ei saa sulle ennast avada. Kõrval keegi võib siin nagu täiega, kurat, kus on see aasta on hästi läinud, ja sina oled ikka samas kohas. Ehk et vaata natukene nagu, mitte et sa oled paha küsimuse küsinud või rumala küsimuse küsinud, vaata seda küsimust nagu sellise, mitte kriitiliselt, vaid just nagu vaata lihtsalt eemalt. Suru käed taskusse ja vaata seda küsimust. Ma ootan, et järgmine aasta tuleks midagi head. Huvitav kaua ma peaks ootama? Või mis see võiks olla? Et ära oota, mine osta täna endale kott piparkooke ja teed. Ma ei tea, mis iganes sinu nuudlit keedab, nagu öeldakse, et tee midagi enda hingele ja sa näed
nagu hoopis teist reaalsust kui võib-olla kui eelmine päev.